tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Nagu te näete, me oleme nädala hiljem. Täpselt siinsamas. Juhuslikult samade riietega. Täpselt samade riietega. Aga täna me räägime siis Eesti meelelahutusauhindade nominentidest, kes tegelikult tulid välja. Nüüd on juba esimene hääletusvoor tegelikult lõppenud selleks ajaks ja tegelikult juba uus käib. Nii et selles mõttes meil on nagu huvitav arutada, kes ne üldse valiti ja mis me nagu arvame, et siin tuleb jälle siuke vähe ausam episood. Kui selle EFTA selles episoodis mõtlesin ka pärast, et issam, ma ikka korralt siuke asjapulk, vaata, kui kommenteerin kõike, tegelikult ei tea mitte midagi, vaata. Noh, siin on võib-olla natuke rohkem lihtsam. Või noh, vaat siin on ikkagi see, et nagu rahvas hääletab. Täpselt. Ehk siis me saame veits nagu seda rooside sõda mängida, et me saame arvata, mida rahvas ütleb ja mida meie oleme ka rahvas. Täpselt. Et me muidugi näeme siis neid nominente, kes nii-öelda esimeses voorus olid. Jah. Nii et... Nüüd ka, ma ei teagi, kas tuleb top 3 on ju? Top 3 peaks vist tulema, jah. Jah, et kui teie praegust episoodi vaatate, siis teie saate minna hääletama, ma eeldan veel top 3 poolt. Et, aga kui saa, siin lihtsalt tore kuulata meie gossipit. Ja just vaatasin ka seda, et tuli välja uudis, et kes on õhtujuhid seal galal. Seal on siis Eva-Esse Sõõrumaa ja Priit Loog sel aastal. Eelmise aasta siis seksikava naise, seksikava mehe võitjad. Ja ma ütleks, et nad tunduvad päris hea nagu õhtujuhtide kombo või selles mõttes, et nad võiks nagu sobida niimoodi õhtut juhtima. Nõustun. Et midagi värsket selles mõttes on tore, et ei ole jälle vaata need samad vanad näod igal pool on ju. Ja ma nõustun selles mõttes. Tundub, mulle küll Eva-Esse ei ole nagu kõige sümpaatsem on ju, aga Priit mulle väga meeldib. Ja Eva nagu, noh, eks ta on muidugi hea saatejuht, ma ei ütle midagi, lihtsalt ta ei ole võib-olla mu esimene nagu lemmik saatejuht. Okei, jah. Mul isegi jätab suht neutraalseks, aga ma arvan, no huvitav on igatahes näha selles rollis. Nii, aga me kuskilt interneti sügavustest kaevasime välja need esialgsed nominendid, sest me avastasime, et ups, hääletusvoor on lõppenud. Ja leidsime õnneks üles kuskilt toredast leheküljest, nii et Lili, kanna ette. Ja siin võib nüüd juhtuda võib-olla ka seda, et äkki siin on mõned, kes nagu lisandusid, vaata, keda rahvas pakkus, aga keda võib-olla ei ole siin, aga siis ongi tore üllatus. Need on tegelikult, siis võtame niimoodi, et need on need, mida Kroonika ise pakkus. Jah, peaks olema küll. Et rahva neid lisandeid pole lisatud. Jah, just. Rahva lisandid. Rahva lisandid. Nii, esimene kategooria siis aasta muusikaartist. Loen kõik nominendid ette ükshaaval. Ann Marlen, Anne Veski, Kermo Murel, Liis Lemsalu, Nublu, Sadu, Sam, Triibupasta, Vaiko Eplik, Vanilla Ninja. Minu arvates peaks võtma Anne Veski. Lihtsalt minu puhtalt isiklikust eelistusest ja kuna Anne Veski on see aasta väga palju teinud, ta esineb absoluutselt igal pool, tal oli suur juubelikontsert, mis oli lihtsalt 10-10 ja kuidagi nagu mulle meeldib vaadata, kuidas inimene nagu tõuseb justkui sellises vanuses ka veel nagu kõikide huviorbiiti nagu, et see on hästi äge näha, aga ma arvan, et võidab ka Sadu või Sam. Sest nad on vaata siuksed ülipopid nagu ja Samil on raudselt ülipalju väikseid fänne, kes hääletavad ema telefoniga vaata ka ja Sam kuidagi on ka absoluutselt igal pool. Ja ta on kuidagi hullult minu arust ikkagi nagu järjest teeb seda tähelendu nagu. Ja no Saduga on täiesti see nagu, see oli konkreetselt mingi ülestõus, vaata. Ja ma arvan jah, ma ise usun ka, et Sadu tõenäoliselt paneb selle nagu kinni ikkagi, sest et ma arvan, vaata Sadu kuulaja on ka siuke nii-öelda keskmine Kroonika lugeja mingis mõttes. Ja no keskealine naine või natuke nooremad, vanemad on ju. Et ma arvan, siin võib see ka rolli mängida, et nad nagu hääletavad siin rohkem on ju. Aga muidugi jälle on vaat seda, et hästi palju nominente on ju, aga päris suur nagu variatiivsus on nominentide osas. Vaiko Eplik on ju. No kuigi neil oli Nublu album on ju. Kermo Murel võib ka saada tegelikult. Aga ei, ma arvan ikkagi, et Sadu kuidagi biidib või Sam on ju. Ja ma usun ka. Nende fännibaas lihtsalt on, ma arvan, suurem. Ja samas Triibupasta on näiteks siuke, et ma üldse ei tea, mida nad viimane aasta tegid nagu. Ja neil oli see üks laul on ju. Härra Maakler. Ja siis, aga peale seda ma ise pole ka enam üldse kursis olnud nagu. See on jah siuke. Aga mis sa tahaksid, kes võidaks nagu? Ma mõtlesin ka, et ma pean ütlema, et mind jätavad nagu üllatavalt külmaks kõik nagu, et ma kuidagi ei tunne, et ükski neist oleks see aasta mu jaoks nagu mingi mega vau olnud. No jah, et aasta muusikaartist. Noh, puhtalt nagu enda muusikaeelistuse mõttes, kui ma nii-öelda mõtleks, et ma pean kellegi neist mängima panema, siis ma nagu kuulaks Sammi kõige parema meelega. Aga jah, ma ei tea.
nagu mul on vaata üldse veits see probleem, ma ei kuula muusikat enam no vot nagu. jah, mul on jah nagu vastupidi Yeah. aga ma ei kuule nagu ei taha nagu üldse öelda onju, aga Eesti muusikat ma kuulen aina vähem sest lihtsalt minu meelest nagu läheb hästi samasuguseks nagu ühe artisti muusika. Kusjuures hea point jah. Et Sammiga ka, et mulle tegelikult Sam meeldib väga aga kõik ta viimased laulud on nagu täpselt eelmise nagu sarnane laul et ma nagu lihtsalt minu jaoks ei ole nagu tore enam. Vaata minu arust seal on hästi see probleem Eestis, et nagu Eestis läheb peale nagu ainult seda ühte sorti muusika ja isegi kui artistid nagu üritavad mingit niši teha ja siis nad jõuavad nagu varem või hiljem nagu tagasi mingi selleni, mis on see keskmine see eestlase lemmik onju. Midagi ei ole teha jah. Sellest on ju kahju, sest ma olen ka nüüd hiljuti vaadanud mingeid siuksed välismaised nii-öelda TikTokis trendivaid artiste onju rohkem, kes vaata teevad siukses nagu hästi eksperimentaalselt mingit asja, ma tahaks siuke artist olla, vaata mingi ägedaid asju teha. Aga noh, see ongi see, et Eestis sa üritad siukest teha, noh meil on mingis mõttes mingi Kitty Florentine, kes üritavad, aga noh, siis sa ei jõuagi sinna mainstreami. Kontingent on ikkagi väike, vaata, võrreldes selle mainstreamiga meil nagu üldse. Et keda pannakse raadiosse, vaata, see üldjuhul, see läheb lendama. Et sa tead, et siis sa oled nagu midagi, kui sind juba raadios mängitakse. Mul on siuke, et Eestis on niimoodi. Ja raadiosse on päris raske saada, aga ma olen kunagi seda kadalippu proovinud läbida ja raadiosse saada. Raadiosse saada. Raadio 2 oligi ainus, kuhu me saime. Sinna nagu saab vaata uue tegijana, aga sealt edasi on juba keerulisem. Jah. Nii, aga võtame järgmise kategooria. Järgmine on see aasta teletäht. Siin on veel rohkem nominent, see on crazy, kui palju neid siin on. Elo Mõttus Lepik, Grete Kuld, Juhan Kilumets, Jüri Butšakov, Katrin Lust, Kristjan Jõekalda, Marii Karel, nimi, mida ma peaks kõige paremini oskama, Marko Reikop, Märt Pius, Priit Loog, Priit Pius, Reet Linna, Roald Johanson. No mida Elin, mis sa panid kõik saatejuhid sinna kategoorisse? Reaalselt siuke tunne. Kuigi Taavi Libet ei ole. Jah, ma mõtlesin sama asja. Taavi, hallo. Ja õhtu neid, Jüri Butšakov on. Jah, huvitav, Taavi Libet ei ole. Kummaline tegelikult. Teletäht ja Grete Kuld. Kus ta oli? See kolmekas on ju, seal ta oli. Aga see lõppes ju, kes see... Ja no see parem kui 99, see on vist juba uue hooaja. See on juba uue hooaja, see on selle aasta saade ju. Huvitav, jah. Tegelikult on hästi huvitav mõelda. Ja no ei taha nagu midagi halvasti öelda, sest I love Marko Reikop. Aga ta on ju iga aasta samamoodi seal ringvaates on, mis ta nagu siis seal seda tegi paremini, et ta nagu nomineeritud. Lihtsalt ma ise ei tea nagu. Et ma saan aru, miks siin on Roald Johanson. Ma saan aru, miks siin on näiteks Priit Loog, seda nagu värske saatejuht on ju. Elo Mõttus Lepik, neil on uus saade, no mingid asjad on hästi loogilised nagu. Ja siis tulevad mingid siuksed näod, nagu, kes on kogu aeg nagu eksisteerinud. Siin on jah kuidagi, no mul on hästi hea meel, et siin on nagu Priit Loog ära mainitud, sest et Eftalio ei olnud, on ju. Aga ta on ise saatejuht. Jah, ma võtin ka, aga samas on see, et rahvas valib siin, vaata. Ega ma mõtlen, kuidas see nagu välja näeb. Ja olete Priit Loog on ja aasta teletäht on mina! Ma ei kujuta. Ma arvan, nad teeksid siis vaata mingi klipi salvestaksid ette. Jah, või siis see annab üle see, mis ta nimi oli nüüd. Aga ma ei tea, ma natuke kahtlustan, et äkki siin võib jälle Roald Johanson võidud seda ka samas. Aga tegelikult mõtle kui huvitav, nagu, mis see top 3 on? No mina hääletasin Kristjan Jõekalda poolt. No sest Krissu on lihtsalt mul nagu... Seal oli... Tead, ma ei mõtle, ma EFTA põhjal, vaata oli ka mingi Delfi või keegi tegi mingi rahvahääletuse nagu, et kelle rahvas oleks valinud, on ju. Siis ma tean näiteks selles meie kategoorias, kus me nagu laseriga võitsime, oli see, et laser ei olnud rahvalemmik, vaid oli see Taavi Libe saade, on ju. No sellest saan aru, on ju. Ma tegelikult ma ei imesta isegi kui aasta teletäht võib olla, et top 3 on ka pandud Taavi Libe juurde. Et inimest on juurde lisand, on ju. Ma ei imestaks. Aga jah, Kristjan Jõekalda võib olla hea pakkumine. Just sellepärast ka vaata, et ta on tulnud ka hästi paljude formaatidega. Et see rooside sõda, vana rooside sõda ja nüüd tuleb see uus, siis ta on mingi 2 kanget, 2 järjest tulnud ja mingi igast sükust asja, ta on nii positiivne ja lõbus ja blablabla, vaata. Minu jaoks ta on alati võitja, vaata. Ma arvan, Kroonika meelelaudsauhinnad on veits siuke ka, et ma nagu kahtlustan, et siin ei võidud see väga need nagu
nii-öelda klassikalised ajakirjanikud, kes nagu tõsiseid kes teemasid päriselt käsitlevad. teeb mingi parimat Eesti ajakirjandust, selleks ongi EFTA nagu võiks olla nii-öelda, ütleme siis. Ma arvan, et siin on ja rohkem nagu vaata rahvas hindab selle järgi. Kes neile meeldib. Ja siuke meelelahutuslik aspekt just, on ju. Ja või siis ongi alati Roal tegi nii ägedad saated, et inimesed olidki mingi selline nii äge vaata, kes pakub mingit põnevamat elamust võib-olla nende jaoks. Aga väga huvitav valik ikkagi, et ma ei oskaks siit top 3 nagu valida. Ja ei päris keeruline on. Et hästi nagu veider variatsioon nagu, et just nagu vana ja uue vahel, aga et nendel vanematel ei ole tulnud nagu midagi sellist, mille pärast nad nagu oleksid esindatud, vaata. Aga ma ei tea nagu. Aga ma sain aru vist vähemalt kuskil, see oli vist võib-olla ainult seksikate puhul, sest midagi see Kroonika peatoimetaja rääkis, et valitakse nagu selle põhjal, et kellest on vist rohkem kirjutatud. Et selle põhjal, äkki vaata on see ka tekkinud niimoodi, on ju, sest nad tunduvad küll veits siuksed nimed, kelle kohta nagu uudiseid on ju. Kusjuures jah, sest et Grete Kullast on ju. Palju olnud viimasel, nüüd kinnitati ära ka. Ja ma vaatasin ka. Teadsin algusest peale. Juhan Kilumets, kes see on? See on ju see, kes tegi seda... okei, ta on ERR-ist. Mis on see hommikusaade neil? Terevisioon või? Jah, vist. Ta on minu meelest seal. Ja, tavai, okei. Nii. Selge. Nii, aga lähme edasi vist Teletähest. Tavai. Nüüd on ju suur muutus selles osas, mis siin kõvasti furoori tekitas eelmine aasta. Ma ei mäleta, mis see täpselt oli. Aasta hääl oli lihtsalt. Ja siis oli hull teema, et pandi kokku mingi podcasti tegijad ja raadio. Nüüd on natuke üritatud parandada olukorda. Kuigi sorry, aga nii veidralt. Nüüd on tehtud aasta veebihääl ja aasta raadiohääl. Miks ei või olla aasta podcast? Kas neil on nii raske nagu kirjutada seda või? Kuigi vaata, mulle tundub veits ka nagu see, et võib-olla podcastid ei ole nagu nii teema enam. Samas just ju räägitakse, et neid tuleb nagu laudu. Neid tuleb palju, aga mul on tunne vaata, et nad ei trendi enam nagu keskmise eestlase seas nii palju. Et on nagu mingi osa eestlastest, kes kuulab, on ju, aga mul on tunne, et siuke keskmine eestlane nagu fännab mingeid muid asju. Mina lihtsalt arvan, tead, miks seda ei ole või? Sest et seal on üks võitja alati. No jah, okei, pole ka mõtet. Et salajuttude kuuleskond on lihtsalt nii giga, et kui nad müüvad Alexala kontsertime välja nagu mitu õhtut järjest, siis ma arvan, et seal lihtsalt nagu ei ole põnevust. Ja sul ei ole mõtet panna, nõus. Kuigi natuke ebaausele nende suhtes on ju, sest need ei ole minu meelest kuskil esindatud. Jah, no siin aasta veebihääl nüüd tuleb Kristina Pärtelpoeg on eraldi. Ja Mallukas on ka, on ju. Aga nad on nagu eraldi vaata. Et kumma saate juurde ma siis enam valin. Aga ma arvan, äkki rahvas ka on sinna esitanud nagu koos neid hästi palju. Mina vist esitasingi. No võt, ma arvan jah. Kummassegi ma esitasin jah. Et ma arvan, ühel või teisel moel nad kindlasti top 3 saavad. Ei, ma arvan ka. Kui mitte mõlemad. Ja ma arvan, mingil moel nad panevad ka kinni selle tõenäoliselt. Aga teised nominendid siin veebihääle all on näiteks Andrei Sevakin, Anu Saagim, Maiduk, Maria Rannaväli, Mattias Naan, Mikael Meemaa, Sini Tomson, Taavet Kase. Ma ei tea, kes Taavet Kase on. Kõik teised ei tuttavad, aga see Taavet. Kes see Taavet on? Veebihääli võiks nagu ESO tegija, see Eesti ESO podcasti tegija. Kusjuures ta on jumala põnev vend tegelikult. Ja ta on päris äge iseksus. Ja ta on nagu selle ESOs kuidagi küsib ülitoorelt küsimusi, mida ma nagu tema juures väga hindan. Lihtsalt ma ei teadnud, et ta nimi on Taavet. Ja see on päris üllatav, et ta siin nomineeritud on muidugi niimoodi, et ta on märgatud. Väga tore. Aga äge jah. Veebi... Nüüd on jälle see, et mida me hindame. Kas me hindame nagu veebihääl, YouTuber Andrei Sevakin või podcast Mallukas ja Kristina Pärtelpoeg. No minu jaoks võitjad on nagu, kui ma pean ühesid valima, ma võtaks Kristina Pärtelpoeg. Lihtsalt sellepärast, et ta on mind kõige rohkem naerma ajanud. Ma ei tea, kuidagi ma olen teda hästi palju näinud igal pool on ju enda jaoks positiivses võtmes on ju. Ja ta isiksus on nagu hullult sümpatiseerib mulle on ju. Aga ma ei kujuta ette, see on jälle nagu täpselt see, et nagu Sydney on ka saatejuht on ju olnud seal, mis see Tuleproov oli see suunamuid, et Tuleproov, mis oli ka minu jaoks väga naljakas saade on ju, et nagu ma ei oskaks valida. Ja päris keeruline. Mul on kuidagi ka tunne, et siit on minu jaoks nagu puudu mingeid vist kandidaate. Et mina paneks siia ka Chris Boysi, ma arvan kindlasti näiteks. Artjomiga koos näiteks, ma ei tea. Jälle nad oleks võinud olla nagu duodena. Jaa. Meil võiks olla mingi aasta YouTube'i kanal või mingi aasta YouTube. Täpselt, see nagu me EFTA-l vaata rääkisime. Siin oleks just perfektne. Et siin võiks tõesti, kui minu arust siin ongi neil nagu vähe kategooriat ka, et siia annab veel juurde. Aasta skandaalitar näiteks. Jah, just. Jumala hea.
aga siin jah, issand, ma ei teagi, ma vist valiks nagu iseenda võitjaks, et Miikael Meemaa. Sest kuidagi Miikael ja Mikker, jah, mis on, just on ju. selle põhjal jah, et mulle isegi kuidagi see formaat nagu on suutnud mind hoida kauem enda juures kui näiteks salajutu, kuigi ma kuulan nagu salajutte ka, aga see kuidagi Miikael Meemaa, sellega ma tunnen, et ma olen nagu rohkem kaasas kogu aeg. Ja. Need on jah, vaata nii erinevad, aga nagu mulle mõlemad ka nagu meeldivad. Ja sama selles mõttes. Ja. Nii, aga raadiohääle puhul siis teine kategooria, noh, siin on muidugi mu jaoks nagu võõram see asi. Nominendid on Alari Kivisaar, Andres Puusepp, Jürgen Pärnsalu, Jüri Pootsman, Margit Kilumets, Margus Kamlat, Maris Järva, Maris Kõrvits, Pille Minev, Rauno Märks. Mina hääletasin Alari Kivisaare poolt lihtsalt sellepärast, et ma kuulan reaalselt iga hommik Sky Plussi. Okay. Ja mulle hullult meeldib see hommikuprogramm, ta on parajalt nagu lollakas, parajalt naljakas ja mulle meeldib hommikul sukest asja kuulata, meil ei ole alati hästi loogiline põhjendus või nagu mingi hullult deep teema hommikul arutame, vaata, et mulle ei meeldi siuke asi üldse, ma ei otsi taga mingi räiget ajakirjandust, kui ma hommikul raadiot kuulan, on ju. Ja mulle hullult see hommikuprogramm meeldib, sellepärast mul on hästi veider vaadata, et nad on kolmekesi seal, Alari Kivisaar, Maris Järva ja siis on see, issa, ma ei saanud öelda, kohe kui ma nagu tahtsin öelda, mis ta nimi on see? Alari Kivisaar, Maris Järva. Teda ei ole siin seda kolmandat. Teda ei ole seal jah, see ongi minu jaoks nii veider, et teda ei ole seal. Ta tegi kunagi mingid saadet ka issa, no ühesõnaga nüüd on läinud muidugi, kui mul on vaja seda nime öelda, on ju. Aga seal on üks poiss veel, no poiss jah, mees on ju, kes minu meelest ka oleks väga väärinud seda, on ju. Et nagu jälle, mille järgi me välja jätsime, et nagu kolmest inimesest 2 panime sinna sisse, vaata. Okei, nad teevad kolmekesi hommikuprogrammi nagu. Aga ma hääletasin jah oma nagu lemmikraadio poolt lihtsalt ütleme niimoodi, et ma ei läinudki nagu puhtalt minu meelest jälle veider, et paneme Sky Pluss, Star FM niimoodi, et nagu kes saab, ma ei tea, parim raadiona. Miks me peame raadiohääle valima, kui nad teevad kolmekesi koos? Jürgen Pärnsalu, need teevad üldse meil 4 seal minu meelest ja Andres Puusepp on need. Et no ma ei tea, noh. Et siin on ka kuidagi, noh, minu jaoks on üldse see, et ma väga ei kuula raadiot. Mul on nagu, mulle tegelikult meeldiks kuulata, aga ma ei satu nagu siuksel ajal kuulama, kus oleks mingeid saateid. Et mul on tunne, seda võiks ka kuidagi minu arust nagu kaasajastada, et meil ei ole kõik nagu raadioprogrammid mingi ülivara hommikul vaata. Aga mulle vist endale kuidagi kõige rohkem nagu on kõrva jäänud, kui ma olen nagu sattunud peale, siis on Andres Puusepp. Mul on tunne, ta kuidagi nagu mõjub veits nagu värskelt või noh, mingi hästi huvitavamalt kuidagi võib-olla kui osad on ju. Ja. Et aga noh, ma ei tea, mul on tunne, et see on ka veits siuke kategooria, kus hästi paljud nagu hindavad millegi muu põhjal. Jah, täpselt. Mitte see, et nad on mingi raadios kuulnud ja et hullult hindaks seda raadiosaatejuhi tööd on ju, vaid mul on tunne, et siin on veits ka seda, et kes lihtsalt nagu inimestele meeldib. Jah, ma ei tea, aga hästi nagu kahtlen, et nagu saaks nii palju paremini lahendada, sest fakt on see, et hommikuprogrammi keegi ei tee üksinda nagu üldjuhul on ju. Et minu jaoks loeb hästi see tiimi vibe seal. Et kui tiim on äge ja nad saavad omavahel ülihästi läbi, siis nagu ma ei tahaks valida ühte neist. Ma jäin korra mõtlema, et huvitav, kas, mis sa arvad, kas see raadiohääle kategooria ei või olla siuke, mis kaob ära nagu lähiaastatel või? Ma ei usu, sest vaadates nagu neid raadiokuulajanumbreid, ma just mingi aeg vaatasin pulli pärast, siis need ei ole väiksed. Ei ole? Ei, et ikka kuulatakse raadiot. Ja just Sky Pluss oli minu meelest tunnistati parimaks hommikuprogrammiks ka. Et selles mõttes ma nagu ise kuulana väga nõustun sellega on ju, ja nad mõtle Alari Kivisaar on 25 aastat seal olnud. Ja see, et ta suudab ikka kuidagi olla hästi selline tore ja nooruslik on ju ja teha nagu nalja ja mitte võtta elu tõsiselt nagu see on nagu hullult värskendav vahepeal kuulata, et inimesed suudavad lihtsalt lolli jutust välja jääda ka hommikul kell 6. Ma olen nagu appi. See loll jutt on lemmik nagu selles mõttes, kui selle peale satud, see aitab välja lollitada. Täpselt. Nii, aga järgmine kategooria, mis on minu arust tore nagu üllatus, et see on siin aasta sotsiaalmeedia staar. Siin on nüüd nominendid Agne Vaher, Anni Rahula, Kelly Sildaru, Kris Poiss, Laura Rannaväli, Lauren Vilman, Mallukas, Mari-Liis Kaer, Sydney Thompson ja Sam. No minu jaoks võiti on Lauren Vilman. On või, tegelikult? Lihtsalt sellepärast, et ma olen hästi palju nagu vaadanud ta sisu, ta väga meeldib mulle ja ta teeb seda kuidagi nii puhtalt, alati mulle meeldib see. Nagu ta oleks mu üks valik. Siin on kindlasti veel nagu, näiteks mulle väga meeldib ka nagu
minu jaoks jälle võiks siin olla nagu, ma ei võtaks Kris Boysi üksinda, onju, et ma võtaks need koos Arti Ommiga nagu see Millennialsi kanal, onju. See on minu jaoks väga tore asi, mida vaadata. Ja noh, Mallukas muidugi. Selles mõttes, et need 3 oleks minu top 3 nii-öelda. Jaa. No ma arvan, siin võib kohe öelda, et Mallukast on suht tõenäoliselt seal top 3-s nagu. Ja ma kusjuures arvan, et Lauren on ka. Arvad või? Ma arvan, tal on kuidagi räigelt tugev naiste toetajaskond. Ja see on jah huvitav tegelikult. Ta retsepti videote alla kommenteeritakse nagu sadu kommentaare. Need on jah, kusjuures ta retseptid on ainsad, mis mul ka feed'i jõuavad, aga muidu ta nagu veits on kuidagi must mööda läinud. Ja. Ma olen ka aru saanud muidugi selles, et mingi minu teema vist veits, et ma olen nagu vist liiga lapsemeelne veel või no mulle meeldivad vaata siuksed laste nagu sotsmeediastaarid. Mulle ka meeldivad, aga seal tema lehel ma tunnen ennast kuidagi naiselikumana, vaata, ma olen mingi... Ja. Ma tahan ka olla nii nagu organiseeritud, kuigi ma ei ole, vaata. Siis nagu ma näiteks lugesin Anne ja Stiili temast Kaane lugu ka, ja see oli nagu väga tore nagu lugemine. Okei. Jah. Tavai. No siin ongi täpselt. Aga kelle sa valiksid võitjaks? Tead, ma vist valiks Kris Boysi või Malluka M-kumb. Ja. Et kuidagi nad mu jaoks on läbi murdnud sinna väga tippu nagu. Jah. Kuigi nagu sorry, aga ma ei saa nagu seda Anni Rahulast üldse aru. Vot see on ka veider, aga tead, ta vist on nagu, mul on tunne jäänud siuke keskealiste seast teema sotsmeedias. Okay. Ma lihtsalt ise üldse ei teada. Nagu ma tean, kes ta on, aga et mida ta teeb, on ju. See on jah huvitav. Kusjuures tegelikult Mari-Liis Kaar võib ka vabalt kinni panna nagu. Hea point ja ta on ka päris palju pildis olnud. Tal on neid subscribereid räigelt palju. Mäletad, kui ta meie episoodis käis, siis me soovitasime tal teha subscribereid ja siis jälgima hakata Mallukat ja Kristinat. Ja oli jah. Et meie soovitasime. Siit sai alguse. Aga huvitav oleks näha, et tegelikult väga huvitav, kas siia nagu keegi lisandub ka top 3 puhul, et kas rahvas pakkus kedagi veel nagu. Ja. Et no mul endal nagu kohe ei teki. Ma mingis mõttes tahaks näha võib-olla Gossipit siin. Aga ma arvan... oleks selles, et peab ühe panema. Ja, aga noh, ma arvan, et nende poolt ei hääletatud nagu nii palju, et see nende fänkond ei jõua siia. Ja. Nii, siis meil on aasta meelelahutaja Aalika Miilova, Andres Kõpper, Ari-Matti Mustonen, Estoni Kohver, Jan Uuspõld, Germo Murel, Mattias Naan, Sandra Sillamaa, Silvia Ilves, Tõnis Niinemets. Üliveider kategooria. Ja üliveidrad nominendid on osad. Aalika Miilova. Kuidas ta on aasta meelelahuta? Sellepärast, et ta läks Eskoga lahku ja siis ta oli kaane peal või? Aga kas ta äkki oli näosaates või? Oli küll jah. Kas ta ei võitnud ka seda või? Ei võitnud vist. Ma arvan. Ma ei tea. Ei, minu arust ei võitnud. Aga kes see võitis? Võitis küll ju. Minu arust võitis. Kes see teine võitis? Fact check. Ja vaata. Sest et ma just mõtlen, et nagu meelelahutajad, kas sellepärast oletame, et ta võitis, on ju? Näe, ongi. Ta võitis ja mingi ooperi asjaga veel. No ja siis ta on sellepärast ja. Okei, sest eelmine aasta oli samamoodi, oli vaata see Reigo keegi. Reigo Tamm. Reigo Tamm. Ja siis ta ju võitis ka minu meelest selle. Ja vist oli küll, jah. Aga nagu Annus Põllul tuli see enda teine film välja. Germo Murel, noh, ma saan ka nagu mingis mõttes aru, on ju. Sandra Sillamaa, kuidas ta on meelelahutaja? Ei kujuta, et ta äkki teeb ka mingi sotsmeedia. Aga ta teeb sükest hästi kuidagi mingi naiseks olemist ja mingit sellist nagu kuidagi nagu siuke Laureni taipiit, vaata. Jah, et mingi meelelahutus. Silvia Ilves on irooniaga pandud see 100%, et mida ta korraldab, vaata. See on ju päris huvitav, et tema... et mida ta korraldab. Kusjuures ma ei tea, minu on suht suva, aga minu jaoks see ei ole võitjat nagu. Minu jaoks Ari-Matti Mustonen vist ikkagi on nagu... Aga ta on nagu Eestis midagi teinud. Jah, aga eestlane ikkagi. Ei, ma arvan, et ta on sellepärast siia pandud. Ja, ma arvan ka, et ta läheb väga hästi seal, vaata, kus iganes ta on ju. Või siis teine, minu jaoks võib-olla isegi, kes nagu siit esile tõuseb veel on, oota. Kõpper või? Estoni Kohvri peale mõtlesin. See on ju see Kohver. Jah, meid korra ei häiri, miks tal see Estoni selle ees on, ma ei ole harjunud vaata nägema seda selle ees. See on täpselt, ta on mingi esine nimi vist. Ja. Et noh, tema, tead, mille poolest tema ma tunnen, et on nagu meelelahutaja rollis olnud, on see, et kui ta on nendes žüriides vaata saadetes, siis ta on kuidagi see, kes nagu kõige, ma ei tea, vaimukamalt või tabavamalt ütleb selle, kuidagi jääb nagu selles osas meelde. Et võib-olla mulle nagu ma ise tooks ta siit esile. Võib-olla Andres Kõpper tegelikult on nöpp, on ju. Et võib-olla tema on ka tegelikult hea valik. Ta teeb kuskust hea nalja kogu aeg. Ja vaata nüüd, kui see Eesti Laul oli, siis ta tegi hästi palju need mingi naljavideost sellega seoses. Aga tead, mis ma arvan, et rahvas paneb siia Malluka juurde jälle.
Ai, kindlalt, 100%. Ma arvan, ta võib ma olen olla täiesti kindlalt. Kusjuures minu meelest ta võiks ka siin olla. Ta lahutas väga palju meelt. Jah, võiks ju küll tegelikult. Aga ta vaata nii palju tõsiste teemadega nüüd tegelenud, et võib-olla sellepärast nagu ei saanud. Jah. Nii, aasta näitleja, meil on jälle väga palju neid. Ma ei loe lihtsalt nimed äkki. Jah, okei. Alo Kõrve, Terek Leheste, Evelin Võigemast, Henessi Schmidt, Karolin Jürise, Maiken Pius, Oskar Seeman, Pääru Oja, Tiina Tauraite, Tõnis Niinemets, Tõru Kannimäe. See unitüüp. No minu jaoks üks top näitlejaid on Alo Kõrve kindlalt. Ja mina annaks Terekile ka. Mulle meeldib, et siin on vaata, valitseb see tasakaal, mida Eftal ei olnud, et siin on nii Terek kui Tõru mõlemad Franki eest välja toodud. Mitte ainult Tõru. Kui Tõru ise oli jumala confused, vaata, mingi ma ei tea. Tead, mis oli nii naljaks Eftal mu jaoks, et nagu Tõru oli vaata nomineeritud, aga kõne lasti pidada või seal nagu tänusõnad öelda Terekil nagu. Mis oli ka siis tema oli põhimõtteliselt see nagu, ütleme ikkagi see põhiline näitleja, nii-öelda on ju. No ma nagu saan aru sellest otsusest, aga ma olin ka nagu veits, et nagu Tõru asemel mul oleks natuke nagu see tunne, et ma ei saanudki nagu midagi. Mind ei nagu üldse ei tõstatud esile vaata. Ja ma saan sellest aru. Aga mul jäi veel siit silma, et nii huvitav, et vaata, see on nagu aasta näitleja kategooria, on ju? Ja siis Tõnis Niinemets, ta on nagu ka Alo ja täiusliku võõrastega, kes on toodud välja ka Taskmaster saade, mis ju tegelikult ta ei ole ju näitleja, seal ta on nagu iseendana, on ju? Jah, ta on iseendana. Pluss on minu arust ju selle hooaja saade. Aga siin vist vaadataksegi kuni selleni välja. Minu meelest. Ma olen nagu aru saanud, sest nad muidu ei paneks ta sinna. Ja, võib-olla. Ja täiuslikud võõrad on ju ka selle aasta film. Jah, okei, tõsi on jah. Kurat, see oli ikka nii hea film. Ma nii tahan seda näha, ma ei ole jõudnud. Sa ei ole näinud? Ma nii tahan näha. Tead, ma arvan, et Eftal järgmine aasta nopib nagu korralikult. Ja, ma usun ka. Korralikult. Ma usun ka. Mul praegu on täpselt see, et ma olen pannud enda jaoks selle, kui mul bakatöö valmis saab, siis ma vaatan ära selle filmi. Vot see, ma arvan, see on esimene asi, mis sa pead kohe ära vaatama. Ja, ma kindlasti see on lihtsalt, ma tahaks seda uuesti nii väga vaadata, nagu appi, kui hea film see on. Ebareaalne. Aga ma ei tea nagu, mina näeks, kus Alo Kõrvele, sest ta lihtsalt näitlejana väga meeldib mulle või Terek Lehistele, sest et see oli kohutavalt hea roll, mis ta tegi nagu. Mina tahaks, kuigi Tiina Tauraite vabalt nagu. Mina tahaks, et keegi Armu Kelmist võidaks selle kategooria. Ma tahaks, et siia oleks juurde pandud võib-olla Märt Tavandi või keegi täpselt. Kuigi ma just EFTA kategooria all mingi räntisin, et Märt ei teinud seal midagi näitleja. Samas nagu jällegi, vaat võib-olla see tähendabki, et see oli nii hea lihtsalt, et tundus nagu see olekski tema ise. Et jah, kurat, Armu Kelmile Tiina lähta või. Ja nad võiks nagu midagi saada nüüd lõpuks, et vähemalt siit siis. Aasta lavastaja. See nüüd muidugi need nimed ei ütle meile vist eriti palju. Aga ma ei tea, me võime nagu skippida ka seal tõenäoliselt. Jah, tõenäoliselt, sest ta ei ole me ei oska valida niikuinii. Me ei tea, mida see lavastaja teeb. Jah. Kuigi siin on, vaata, mis võib nagu välja tuua, et siin on nii saateid kui ka nagu mingeid etendusi. Etendusi, jah. Et selles mõttes on jälle mingid asjad on kõik sinna kokku pandud. Me valime võitja. Tampet, Kiisk, varastatud Lootus Armu Kelm. Jah, olemas võitja. Nominente te ei saagi teada. Ei saagi, vaadake ise. Nii, ja nüüd vanad head kaks viimast kõige olulisemad. Kõige olulisemad. Kõigepealt aasta seksikaim mees, Andrei Sevakin, Hanno Pevkur, sorry, ma ei saa seda teisalt. Kaitseminister. Johannes Erm, Nöpp, Nublu, Ralf Tribuntsov, Rene Puura, Sam, Taavi Immato, Tanel Padar, Teet Margna. Sorry, aga Teet peab võitma. Teet Margna peab võitma, sest mis asjad on need nominendid? Hanno Pevkur, kaitseminister, siis Rene Puura, mingi trummar. Kas see Johannes Erm on see mingi sportlane või? Kergejõustiklane vist. Mitmevõistleja vist või ma ei tea. Ma nagu küsimus, et kas meil on nii vähe seksikaid mehi Eestis? Vabandust, aga kas meil ei ole palju seksikamaid mehi või? Ja ma just mõtlen sama nagu. No Koki Nöpp on tegelikult ilus mees. No selles mõttes. Ei no siin on nagu ilusaid mehi, aga nagu siin... Kas nad on kõige ilusamad nagu? Jah, no siin mul pigem on see mure, et siin nagu osad paistavad silma, kes nagu ei peaks olema siin. Nagu sorry, aga Hanno Pevkur, kas ma nagu mõtlen mingi välisriigid vaatavad, meil on mingi siuke nunnu kollase meedia auhinnagala, kus on meie kaitseminister nomineeritud aasta seksikamaks meheks või? See on ju veider. Nagu isegi... Paneme presidendi ka sinna siis. See on täpselt minu arust siuke asi, et nagu... Mingi piir on seal nagu. Jaa, et isegi kui ta on seksikas, siis nagu me ei pane teda. Me ei pane teda sinna, et kui inimene ise pakub, siis. See on sama, et paneme siia siis järgmine kord Martin Helme, Jüri Ratas.
aasta seksikam poliitik ei tahtnud teha nagu jaa, ei see on veider. Teet Margna. Lihtsalt pulli pärast konkreetselt. See on jah, hea point, miks ka mitte. Ma ise nagu, kui ma enda maitse põhjal valiks. Ega Teet ei ole mu maitse. Teet ei ole mu maitse, ma lihtsalt mõtlen, et ma ei oska siit kedagi valida, siis ma võtaks lihtsalt Teet Margna. Kui ma enda maitse põhjal valiks, ma valiks Rene Puura. Vot ma ei valiks seda, ma võtaks ta viimasena. Aga ta kindlasti ei võida. Ma arvan, kes äkki võib. Sam, jah, ma arvan, Sam võib olla. Tanel Padar ei võida, tal on liiga palju mingit skandaale olnud nagu. Ja ei kindlalt võida. Mitte. No ja siin võibki võita, kas Sam mingi Andrei Savakin mingi fännid teevad nalja vaata hääletavad. No Andrei ju tegi üleskutse minu arust, et panna aasta seksikama naise alla ta nainega. Kuigi jällegi nagu... Et noh, tegelikult mingis mõttes oleks fun, kui nad nagu mõlemad võidaks seda küll, aga minu meelest siuke asi on nii veider, kui sa pead paluma inimestelt, et hääletage nagu sorry, aga mul läks selle naisena nii ebamugav. Et sa tead, et sa said ainult sellepärast, et su mees palus enda fännidelt, et nad hääletaks. See on ju veid siuke. See tuleb nagu siirast kohast. Yeah. Mina jätan Teedu. Okei, ta või. Ma arvan, et see on väga eks näis. Ei, ma arvan ka. Ja aasta seksikam naine. Nii, ootan. Agne Vaher, Ann-Marlen, Elina Netšajeva, Henessi Schmidt, Kelly Sildaru, Maiken Pius, Niina Petrõkina, Saara Pius, Sandra Sillamaa, Teele Viira, Vanda-Helene Ollep. Miks Elina siin on jälle natuke siuksed. Minu arust on ka sellised, kes ei ole nagu silma paistnud eelmisel aastal väga minu arust. Et võivad olla ilusad naised küll, aga nagu okei. Okei, Niina Petrõkinis ma saan aru. Käis olümpial on ju, bla. Aga kas ta on nagu Eesti seksikam naine? Ja see on nagu neid seksikaid minu silmis on vähe nagu. Minu meelest on ka nii palju seksikamaid on ju olemas. Jah, on jah. Ma ei tea nagu halvasti öelda on ju. Yeah. Minu maitse jaoks on nagu veel nii ilusaid naisi. Siin oleks võinud see Lauren Vilman minu meelest vabalt olla. Ja tead, minu jaoks on ikkagi ka päris suur vahe nagu terminitel nagu ilus ja seksikas. Sest näiteks Agne Vaher on minu jaoks see, et nagu ta on hästi ilus naine. Ta on nagu hästi esteetiliselt ilus. Aga ma ei ütleks ta puhul nagu seksikas. Yeah. Kuigi nagu kindlasti mingi meeste jaoks ta on seksikas või midagi on ju, aga nagu selles kroonika kontekstis nagu ma ei näe, et ta sobituks siia kategooriasse. Ma ei tea üldse. Päris keeruline jah, siin nagu ei ole. Seda ma ei teagi nagu. Võib-olla nagu Romeo ja Julia põhjal ma ütleks, et Vanda-Helene Ollep äkki. Ma ise mõtlesin nagu Ann-Marlen ka vaatast, et ta on nagu hullult nagu sai see Eesti naisartisti tiitli vist on ju. Ja mingi hullult on nagu, ma ei tea, no ta tõusnud nii-öelda eelmine aasta vaata on ju. Ja ta ei ole üldse kole inimene, ta on väga ilus naine on ju. Et väga hästi sobib see kategooriasse on ju. Et võib-olla ma hääletaks tema poolt. Ma isegi tegele poolt, ma hääletasin on ju, aga ma ei mäleta. Äkki ma tema poolt hääletasingi. Ma ka ei mäleta, ma ka kellegi poolt hääletasin. No Kelly Sildaru täpselt samamoodi, et ta on väga ilus naine on ju. Aga ma ei saa aru, kas me paneme see kategooriasse nagu selle puhul, et nagu kes nagu ma ei teagi, kuidas nad valivad need inimesi, kes sinna lähevad. No võt minu arust see oligi seksikate puhul oli kindlalt see, et nad panid need, kellest oli kõige rohkem kroonikas kirjutatud jah. Kuigi nagu mingid tunduvad ikkagi veidrad. Nagu Elina Netšajevast mida kirjutatud. Ja või Teele Viira nagu ma ei ole näinud eriti. Ta käis just nädal aega tagasi hommikuprogrammis rääkimas ja see oli ka umbes selle alatooniga, et pole jammu kuskil käinud ja teinud. Vaata, ma olin nagu okei. Ja seal nad isegi kordagi minust ei maininud, et ta selle nominaadi sai, vaata. Aga ma arvan, muideks siin võib ka jälle olla mingi kategooria, kus äkki on pandud juurde lisatakse. No ja siis äkki see Andrei Savakini nainega. Jah. Kas ei olnudki niimoodi, et alguses teda ei olnud, siis Andrei kutsus üles hääletama ja siis kirjutas nii kroonika tegi korda või midagi sükest või? Ja võib-olla küll. Vaat siin ilmuvad minu arust suht ruttu, kui nagu inimesed paljud panevad, see ilmus sinna nagu kohe juurde. Mis on minu meelest nagu, kes see teeb nii? Mul oleks enda nii häbi, kui ma pean paluma, et palun pange. Järgmine aasta teeme petitsiooni, et meie oleksime seal. Jumala pohhe. Oih, vabandust. Jumala poogen! Et nagu me oleme seal kategooria. Aga siin on jah, ma muidugi enda puhul, kui ma saaks nagu ise hääletada või juurde panna kedagi, siis nagu unpopular opinion, aga ma paneks PSA vist siia. Sest et ta ikkagi nagu on väga heasse vormi saanud ja ta näeb seksikas välja selles mõttes. Minu jaoks tema keha ei ole seksikas. Ei ole või? Päriselt? Mingi mussel siuke naine mulle ei meeldi. See on minu maitse täiesti teine. No jah, võib-olla keskmise eestlase jaoks ei ole jah. Et nagu ma saan aru on ju, et ta ongi väga hea näeb välja.
aga minu jaoks ei ole seksikas. nojah, vot seksikus on jah, seal nagu kelle jaoks? kategooriad ka. aga vaata, kunagi minu meelest see Kroonika peatoimetaja ise ütles, et see kategooria ei ole ainult välimus, et see on su sisemus ja mingi et noh, ma ei tea, mida nad siis valivad nagu. ja kokkuvõttes niikuinii rahvas hääletab ja ma arvan, et rahvas vaatab välimust nagu. Ma arvan ka, jah. Sorry, ma ei hakka seal kodus mingi analüüsima, kui hea inimene ta on tegelikult. ja ei, rahvas näeb seda välimuse järgi. Võib-olla äärmisel juhul ma arvan, mida võib-olla veel natuke mõeldakse nagu see karisma pool, vaata. Et kui sus on seda nagu mingit, ma ei tea, vaata Priit Loogala mõtled, tas nagu on seda mingit karisma. Jah, ta on siuke nagu müstiline mees. Ta muidugi nii kaunis ka. et noh, selles mõttes midagi võib-olla seal vaadatakse peale. Ja minu meelest seal sotsiaalmeediastaari või kuskil seal all oleks pidanud mingi Kaisa Kuusnõmm ka olema. Jaa, hea point. See on hästi, ta ju kolis sealt Eesti tagasi ja ta ka hullult teeb mingit stories, ta räägib üliavalikult mingitest teemadest, on ju. Et miks selliseid nagu inimesi pole üldse mainitud? Aastaseks võin korra mõtlema, miks on Robin Sulk kuskil välja toodud. ma ei tea, kummas, aga... Kumba ta peaks panema, see tõsia küsimus tegelikult. Aga ta ju oli ka väga pildis sinu seksikusega. Ei, tõesti. Võiks ju olla. Seest ja väljast nagu. Mul saaks liiga spetsiifiliseks. Ma ei öelnud seda kunagi. Aga ei, selles mõttes väga huvitav nagu ja mida aasta edasi, seda keerulisemaks see läheb nagu. Läheb jah. Kuidagi, mind väga huvitab selles mõttes, et kes nagu võidavad see aasta nüüd kõik erinevad kategooriad. Aasta seksikam naine oleks minu meelest võinud olla ka Grete Kuld nomineeritud. Just tahtsin ka öelda. Ta on ka väga ilus naine. Ja ma arvan, ta on päris hea kandidaat tegelikult. Et nagu, miks me teda siia ei pannud? Miks me panime nagu... Või see Grete Paia. No Grete Paia, kas ta ei saanud mingi aasta või? Ta kunagi vist sai. Võib-olla mingi aja tagant vaata ei pane. Grete Kuld sai ka kunagi. Ja. Okay. Keeruline. Evelin Võigemast võiksin olla näiteks. Või ta sai. Ta oli ka üle-eelmine aasta sai minu meelest on ju. Anname veel. Anname veel neile. Ikka on seksik. Ühesõnaga kahtlane värk. Aga see on minu arust iga auhinnagalaga niimoodi, et aina tehakse seda elu enda jaoks palju keerulisemaks nagu. Et pane lihtsalt, ma ei tea, aasta podcast, aasta raadio, aasta, ma ei tea, YouTube'i video või YouTube'i kanal. Ei, raadiohääl, veebihääl nagu. Jah, mul on ka tunne, et võiks nagu nüüd ajaga hakata või aasta sisulooja näiteks, miks mitte, on ju. Või aasta mingi, jah, nagu kas ongi mingi parim video, on ju, et siis võibki vaadata, kas YouTube, ma ei tea, mis iganes, kus neid platvorme, mis veel saab teha, on ju. Või noh, et mingid uustulijad kuskil midagi. Jah, aasta uustulija sotsiaalmeedias näiteks, kes on räigelt kasvatanud jälgijaid. Aga no ma ei tea, kahtlane. Jah, natuke aasta seksika on poliitik, teeme ära, kui ta juba Hanno Pevkuri sinna palju just. Kui ta juba. Ei, aga väga huvitav. Nüüd on ju, kas ei ole seda ka, et Kroonika peatoimetajaga läheb ära. Ta läheb ära, jah. Ma sain aru, et see on nagu, et ta läheb ikkagi ise ära, et umbes, et ta tahab aega maha võtta ja midagi muud teha, aga eks see on siuke asi, mida nad niikuinii kogu aeg ütlevad, et kes teab, mis tegelikult seal oli. Ja kas minu meelest ka see lõppgala ei ole 5. juunil või? Ja midagi sükstest. See on alati enne mu sünnipäeva, täpselt 1 päev olnud või mingi 2 päeva enne. Näe, vaata, ta lahkubki päev pärast galat. Lahkub peatoimetaja. Sest vaata, ma saan aru, miks ta läheb päev peale, siis alati see gaala algab ju niimoodi, et tema mingi tantsib seal ja peab mingi räige kõne. Ja, muidugi. Et no joh, Heidi. No minu sünnipäev läheb ära see ametist. Juhei. No see saab ka huvitav olema, et mis seal siis toimuma hakkab. Ja siis seal oli vist, et avalikustatakse varsti, kes tema asemele tuleb. Ja Postimehel ka vahetus. Ja ma just tahtsin öelda, et praegu on mingi huvitav ajakirjanduses siuke võimude vahetumine veits. See on hästi huvitav, see Postimehe asi oli nagu väga kahtlane. Et kus see tuli nagu, et kus nagu ikkagi, kui sa mõtled, et ma ei taha öelda nagu sõna impeerium on ju, aga see nagu Priit Hõbemäel ikkagi oli ju mingi oma välja kujunenud süsteem on ju, et nagu kui ta meil ülikoolis näiteks ka rääkis, ta nii nagu kaitses seda Postimeest alati ja nüüd järsku tšau. Nagu tšau. Kus see tuli nagu, mis juhtus, ma tahan teada. Ei tea, aga no võib-olla ka lihtsalt, et nagu inimeste enda jaoks ammendub üks hetk see nagu amet. Või no ma kujutan, et peatoimetaja töö on päris raske ka. Aga samas ma arvan, vaata, ta oleks öelnud vaata äkki ise, et mingi otsustasin lahkuda, 0 kommentaari ja tuleb ERR-ist. Jah, veits on kahtlane. Väga kahtlane. Peame välja uurima selle asja. Eks võib-olla midagi vaikselt
tilub ka siin, ma arvan, Ja. aja jooksul. Loodame. Igatahes väga äge, selles mõttes, et nüüd on top 3 väljas. Minge hääletage siis ikkagi parim, võtke meist nitti. Ja, just. Et hääletame ikka kõiged võitjaks. Teet Markna ja värgi. Hanno Pevkur. Äkki meelega hääletatakse Hanno Pevkur. Kusjuures for the meme, ma arvan, ma See oleks imestaks väga, nagu. see oleks nii haiged lihtsalt. Kas kujutate, ta tuleb kohale sinna või? See on crazy. Mingi- Kas ta on nii ilus mees? Ma ei tea. Ta tuleb pärast mingi turvameestega kohale sinna. No ta on selline nagu kena mees on ju. Nagu poliitiku kohta ilus mees. Ilus jah. Poliitiku kohta ilus, aga mitte midagi nüüd jalust rabavat. Jah. Hullud spetsialist. Et jalust ei raba, võib nii öelda. Jah, mind ka mitte. Ühesõnaga jah, pange paremad kandidaadid. Ja me kohtume juba järgmine nädal, nii et siis kui kunagi need võitjad tulevad, siis me saame ju ka mingis episoodis läbi arutada, et ma ei tea, kas me jäime siis rahule või mitte. Jah, teeme nii. Ai, tšau! Ja, tšau!